Kui oleme Modbus R2 seadme seadistamise lõpetanud, tuleks teha taimerid. Esimese näitena, kuidas teha soojuspumba juhtimiseks taimer. Valime oma seadme, valime ülevalt paremalt taimer ja kõige tüüpilisem näiteks maasoojuspumba juhtimiseks sobiv taimer, kui hoones on põrandaküte, oleks teha lihtsalt 24 tunni taimer. Selleks võtame esmaspäeval soovitava alaplokki, laseme hiirenuppu lahti ja sisestame, mitmel tunnil meil soojuspump peaks töötama. Kui me paneme siia nüüd odavaid tunde vähem kui 18, siis tähendab seda, et soojuspump töötab meil 18 odavamal tunnil ja ei tööta 6 kallimal tunnil. Kui meil on põrandaküte, siis uute hoonete puhul sellest on täiesti piisav, et tuba soe oleks. Kui meil nüüd on tegemist radiaatorküttega, siis radiaatorite puhul talvisel ajal tuleks see number panna sinna siis näiteks 20 või 21. Ja suvisel ajal siis vastavalt võtta neid odavaid tunde vähemaks. Nii, ja kui meil siis on rakendunud 18 odavat tundi, siis on meil seade sees ja vastupidi olukord on siis seade väljas. Mingil juhul ei tohiks kasutada tunnihinda, sest hind on meil automaatselt prioriteet ja kui meil vastavat hinda ei saavutata, siis kütmist ei toimu. Nii, ja on meil võimalik vajutada salvesta või võtta siit salvesta kõrvalt see väike nooleke ja valida Save for all days. Ja kui me salvestame, täidetakse meil siis ära 7 päeva taimer ja võime korraks prooviks siia pühapäeva peale klikkida, on täpselt samad andmed olemas ka pühapäeva peal. Nii. Ja sulgeme. Nii, kindlasti peaks kontrollima siis taimeri all oleva info, täpsemad seadistused ja vaatame üle juhitava seadme vaikimisi staatus. Ehk kui taimer saab läbi või aegub tellimus, siis mis asendisse soojuspump jääb. Antud hetkel on meil tegemist põhikütte juhtimisega ja kui on mingisugune kõrvalekalle või hälve, siis me soovime, et küte jääks sisse. Ja kindlasti tuleks siis muudatuse korral see väärtus üle salvestada. Nii, ja võime minna soojuspumba juhtimise esilehele tagasi. Ja nüüd on meil juba joonistatud siia siis ka taimer. Tegime me selle taimeri praegu, minevikutunnid oleksid meil ka seisnud, on siis see tund ja see tund. Ja hetkel on näha, et soojuspump pannakse seisma siis kella 12-st 1-ni, mis on kõrgema hinnaga tunnid, ja edasi siis juba kella 4-st kella 5-ni, mis on samuti kõrgema hinnaga tunnid. Roheline taust viitab sellele, et seade on sisse lülitatud, valge taust, ehk siis sinine on seal taga börsihind, aga valge taust viitab sellele, et seade on väljas. Ja on meil võimalik alt siis ka kontrollida üle taimeri käivitused, paneme siia rohkem ridu, siis on meil parem vaadata. Ja siin on meil siis näha kõik tunnid, börsihinnad ja asend, kas seade on sees või väljas. Ja kui me nüüd vaatame, siis kellaaeg on meil hetkel 11.58, see on meil siis käesolev tund. Hetkel on asend väljas ja off ja meil on võimalik iseenesest ka muuta seda asendit siin, et kui me soovime taimeri üle kirjutada, võime me lihtsalt klikkida siia tunni peale ja tuleb siis juurde käemärk, et seda tundi on muudetud. Nii, paneme ta praegu tagasi. Ja lisaks siis on näha veel seda, et minevikutunnid on sellised veidi tuhmima värvusega
ja tulevikutunnid on veidi erksama värvusega. Ja põhjus on siis selles, et minevikku me muuta ei saa, tulevikutunde me saame muuta. Ja kuskil kella 3-4 paiku lisanduvad siis siia äpp meil homsed börsihinnad ja siis automaatselt genereeritakse juba ka homne taimer ja pikendatakse seda vaadet. Nii, aga soojuspumba taimeri kohta kõik hetkel.